Oh, tere! Ma just mõtisleksin siin oma elu üle järele. Ja tead, elu on ikka huvitav. Me päris tihti mõtleme oma hetkedest, momentidest. Need tulevad ette kui piltidena. Ja see on üsna normaalne. Aga päris tihti me ei mõtle just väga palju tulevikule. Ja kui me mõtleme, siis me mõtleme seda ka natuke teisiti. Me mõtleme sellest, et mis me aasta jooksul ära tahaksime teha. Näiteks, et ma tahan see aasta Hiinas ära käia. Või siis järsku tahame 2 korda nädalas hakata trennis käima. See kõik on väga hea. Aga me peaksime sellele mõtlema ka natukene teisest küljest. See, mis meid ees ootab. Ja ma näitan teile, kuidas. Ma tahaksin teile tutvustada ühte vaadet, mida mina hiljuti õppisin. Ma lugesin ühte artiklit, kus kohas mees rääkis sellest, kui palju elupäevi meil on järgi ja pani need mullidesse. Ja ta printis need mullid välja ühele A4 lehele. Ja ma tegin sama. Kui ma elan umbes 75-aastaseks, see on võib-olla natuke negatiivselt öeldud, mõnel võib-olla positiivselt, aga kui ma elaksin 75-aastaseks, siis mul on elus nii palju elupäevi elada jäänud. Ja osa sellest on küll juba elatud lisaks veel otsa. Meie elu on nagu väiksed mullid ja kui sa mõtled, kui kiiresti vahest üks päev läheb, siis see üks A4 leht näeb päris hirmuäratav välja. Aga see on kõigest hunnik elupäevi ja meil on veel palju asju, mida võib võrrelda. Võtame, kuna me oleme kristlased, me käime enamasti, ütleme nii, et 1 kord nädalas kirikus. Ma arvan, et paljud teist käivad rohkem, väga tublid olete, paljud võivad vähem käia, aga kui me võtame, et me käime 1 kord nädalas kirikust, siis ma arutasin välja, kui palju ma olen käinud ja kui palju ma umbes käin veel. Ja see näeb selline välja. See osa ma olen käinud ja see osa on veel ees. Mul on veel päris palju kirikus käimise ees. Aga kui nüüd sa mõtled järjekordselt järele, et kui kiiresti 1 nädal läheb, siis see näeb kuidagi palju vähem. Ja kui me nüüd ütleme, et ma käin iga päev kirikus, aga ma ei suhtle väga palju ja olen omaette, siis ühel momendil on järjekordselt pool sellest läinud. Ja kui palju mul võimalusi veel siis käia on. See ei ole veel midagi hullu. Minu õde elab Inglismaal ja ta käib mitte väga tihti Eestis. Ütleme nii, et kuskil 5 päeva aastas. Ja kui ma nüüd arutasin välja umbes, kui palju ma olen teda näinud oma elu jooksul ja kui palju mul veel oleks seda näha, kui ta jääb Inglismaale elama ja käib sama tihedalt edaspidi Eestis meil külas, siis see näeb üsna nukker välja. Enamus päevi, kus ma olen õde näinud, on juba nähtud. Ja siit väikene jupp on ainult see, mis ma veel näin. Ma arutasin välja 260 päeva. Nii palju päevi ma veel näen oma õde terve oma elu jooksul, kui ma elan 75-aastaseks. Ja võtame järgmise asja. Meil toimub kristlikud üritused ja väiksena ma sain päris paljud nendel käidud. Aga paratamatult, kui ma suuremaks saan, tegivad mul muud kohustused ja ma võib-olla mõni aasta ei jõuagi, aga üldiselt on eesmärk, et 1 kord aastas ikka vähemalt tahaks käia mingil üritusel. Ja nüüd see leht näebki selline välja. Lapsepõlves kuni praeguseni ma käisin juba väga paljudel üritustel, aga see läheb väiksemaks. Ja lõppkokkuvõttes mul ei ole tohutult palju üritusi, kus ma enam käia tahan, kus ma käiksin. Nii et mõtlemist asi. Võib-olla ma tahaksin rohkem käia, võib-olla ma peaksin seda käimist suurendama. Võtame järgmise asja. Vanemad, minu armsad vanemad. Kuni 18-19 aastaseni ma elasin iga päev oma kodus. Väga palju. Kui ma sain 19, siis ma kolisin ära Tallinnasse. Ja pärast seda ma olen käinud, ütleme, ma üritan vähemalt 1 kord kuus kodus käia. Vanemaid on ju tore näha, nendega juttu rääkida. Päris tihti ma üritan käia samal ajal, kui ka minu teised õed-vennad käivad. Mul on neid ju palju. Ja kui palju ma siis veel näen oma vanemaid keskmiselt? Enamus oma elust olen ma juba kodus elanud. Ja ainult väikene mumm siit põhjast on veel jäänud see aeg, mis ma oma vanemaid näen. Sest et vanemad on mul palju vanemad. Mina olen veel pisimuna, ma olen kõige noorem peres.
Mul on veel eriti vähe seda aega jäänud. Ja ma ei tea, millal ühel momendil neid enam ei ole. Ühel momendil ma mõtlen, et miks ma ei veetnud rohkem aega nendega, miks ma ei suhtlenud nendega rohkem. Siis ma oleks tahtnud ju. Mõtleme positiivselt. Mulle meeldib õudselt pitsa, eriti Pärnu Stefani pitsa. Ja ma üritan ikka, kui ma kodus käin, üsna tihti sealt läbi astuda ja võtta ühe mõnusa naudingu. Ja kui ma hakkasin mõtlema, et kui palju ma käinud olen ja kui palju mul veel ees on, siis see näeb üsna positiivne välja. Kõigest väike algus on käidud ja mul on veel elus kokku 312 pitsat, mida ma saan nautida. Noh, see on kõige Stefani pitsa. Mõtle, kui palju veel ma saan üldse toitu nautida. Kokkuvõttes meie ise oleme aja peremehed. Võib-olla võime mõnikord öelda oma igapäevastele sõpradele ei ja minna hoopis koju külla. Ja samas see, kuidas me elu elame, ei tähenda, et see on halb. Me peame oma valikud tegema. Me ei saa iga päev veeta aega kodus. Me peame tööle minema. Me peame ka mõndadele teistele aega kulutama. Aga mida me saame teha, on hinnata seda aega, mis me veedame koos mõndade lähedastega, sõpradega. Ja tihti me peame mõtlema ka sellele, milline nimekiri on juba otsa saanud. Kus oli see viimane punkt, kus me rääkisime kellegiga. Üks päev lähme kirikusse, ütleme tere ja see oli viimane kord. Meie peame hindama, mis on oluline, mis on mitte ja mis on sulle väärtuslik. Milline moment on sulle väärtuslik? Et meil ei tekiks kahetsusi, et me ei mõtleks, oleks pidanud rohkem temaga aega veetma, kus ma olin, mis ma tegin. Kas see karjäärimoment oli palju olulisem, kui veeta need ajad, vabad õhtud oma vanematega või sõpradega või nendega, kes praegu enam ei ole? Sina otsusta oma elu üle. Otsusta targalt.